Juba 18. korda pakkus heatoidufestival Grillfest huvitavaid maitseid, suurepäraseid esinejaid ja rohkelt tasuta meelelahutust, mis tõi rahva Vallikääru Aasale. No sulle, mu noor sõber, ma võin öelda, et sina olid siis alles 5 aastaku plaanis, kui tädid ja onud hakkasid Grillfesti korraldama. Nii et esimest korda korraldati Grillfesti 99. aastal Haapsalus ja 2 aastat puhkasime ka vahepeal kunagi ammu, nii et täna toimub Grillfest 18. korda. Vallikääru Aasa pealt jäeti rääkida, et kogu selle hea ilma maksis peakorraldaja ise kinni. Tegelikult on selle pulli ise kinni maksnud meie head eksponendid, kõik need 300 eksponenti, kes on siia platsid püsti pannud, neid on isegi rohkem tegelikult. Nii et süüa on siin igale maitsele täiesti seinast seina. Kui nüüd nalja ilmakulul võib ju nalja teha, aga ma ei soovitaks väga, on elus juhtunud ja oleme teinud ja ei ole hästi läinud. Aga ilmast nii palju, et kirikule me teeme päris annetuse igal aastal enne igat üritust. See on nii Grillfesti kui meie muude sündmuste puhul selline hea traditsioon, nii et ilma nimel me annetame igatahes. Lihamehed, lammas ja põder valmistavad erinevaid roogasid uluki, sea, lamba ja veiselihast. Liha kas grillitakse või küpsetatakse madalal temperatuuril ingilise barbecue ahjus. Toorainest kasutatakse nii palju kui võimalik kohalikku. Kõik toidud valmistatakse ise enda välja töötatud retseptide järgi. Tervist, meie tuju juba hea? Absoluutselt, tuju on väga hea, ilm on ilus. Mina ütleks selle peale, et elu ilma lihata on tuju nulli peal. Täpselt õige, nii ta on. Elu ilma hea lihata on tuju nulli peal. Millist liha täna siis teie siin pakute? Meie pakume erinevaid lihasid. On nii ulukilihast, kopraliha, vorstikesed, metsalihast, kotletid, lambavada, seakael, barbecue libi. No, see nimekiri oli niimoodi, et blondile üle mõistuse. Absoluutselt. Õnneks blond ei ole vees. Niimoodi, aga sina oled pintsle haaranud ja siin teeb maalritöid. Mopin ribi, mis on küpsenud barbecue ahjus eelnevalt 14 tundi ja siin saab viimase lihvi. Joi, ma hinda ei julge küsidagi. Maitse on seda väärt. Ma loodan, et ma saan seda maitsta ka. Niimoodi, mis siin täna kõige rohkem kaubaks on läinud? Hitiks on ikkagi kas Armeenia šašlõk või siis šašlõk nostalgia, mis on natukene pekine, rasvane ja ädikane. Nii nagu kalameestel on ka lihameistritel omad lihanaljad. Kuna ma ise olen sünnipoolest mulk, siis tean sellist lugu mulkidest, et mulk oli nii ihne olnud, et ei pannud isegi oma koerale nime, vaid kutsus teda Kutsu. Aga nüüd rääkida teie firmast, siis ma kuulsin kuskil linnud oksa peal siristasid, et tegemist on perefirmaga. Tegelikult on nagu sellise väikse sõpruskonnaga, et 2 sõbra ja 2 perega, siis, kes said kokku, tegid ühe korraliku toidu ja siis mõtlesin, et miks seda kõike endal hoida, kui võib ka teistele seda pakkuda. Meil endal kõigil on ka olemas päris töö, et kus me ka esmaspäevast reedeni peame käima, siis see kõik, mis siin toimub, see on nagu hobi. Aga mehed, mida grillmeistritele soovida? Kuuma sütt. Kuuma sütt ja et kõrbegu liha. Ja, külma õlut. Ja ilusat ilma ja ilusat naisi. Endiselt oleme siin Pärnu Grillfestivalil ja tegelikult olgem ausad, meil võib küll see lihakäntsakas olemas olla, aga kui pole korraliku grilli, no mis sa selle lihaga siis teed? Vastab tõele ju. No, täpselt nii ta on, et võid olla hea lihameister, aga ilma grillita ei tee selle lihaga midagi. Teie Toome Metall tulete siin inimestele appi ja teete kas või majasuuruse grilli? No täpselt, meil on juba 15 aastat on staaži, muidugi mitte selle ettevõttega Toome Metalliga, aga varasemalt. Nüüd oleme siis Toome Metalliga olnud juba 4 aastat rahvale nähtav. Ise mõtleme ja täpselt nii nagu rahvas küsib, nii teeme ja muidugi ise ka fantaasia juurde pandud. No, mille poolest teie firma teistele ära teeb? Konkurente on palju, võib-olla materjali paksus, töö kvaliteet, kuidas seadmed töötavad muidugi iga spetsialist õpib erinevalt seadmeid kasutama, aga meie omad on lähedased inimestel. No ütleme niimoodi, et tulin praegu kindla ostusooviga, sooviksin seda vedurit koju viia, siis müü nüüd mulle see konkreetne toode maha. No nii, aga siis alustame selle toote tutvustamisest kõigepealt, et miks see toode on hea ja muidugi on ka see, et disain on, kellele meeldib selline disain, kellele ei meeldi, aga antud selle väliköögi puhul, et sellest võiks natuke rääkida küll, jah. Esiosas on tal barbecue.
siis kabiini osas on tal grill, söegrill ja taga on tal veel pliit. Siis on tal võimalik veel kasutada funktsiooni, mis hoiab toidu soojana. Õhtud on pikad, toit jahtub, aga seal on kamber olemas, kus sa saad oma toidu nii palju kui pidu kestab, nii kaua saad sa toiduga soojana hoida. Et nagu kõik võimalikud asjad on taga võimalik valmis teha. Mis on need kindlad soovid, millega teie juurde tullakse? Ma saan aru, et kõige paremini siiski lähevad need tavalised grillid. Suitsuahjud on see aasta põhiteema olnud, et meie ladu on nagu tühjaks müüdud, et nüüd toodame paralleelselt juurde, et jõuaks tellimustele järele, aga esiteks on disain muidugi see, mis inimestele meeldib. Teine asi on see, et sa toote annad nagu kvaliteetselt üle ja muidugi, et ta töötab, see on kõige tähtsam. Aga on ka olnud juhuseid, kus võib-olla materjali poolest on toode võib-olla isegi parem, aga disain ja kvaliteet vastab nendele natukene rohkem ja inimesed tulevad just selle pärast, et nad saavad nagu aru, et on nagu südamega vaeva nähtud, et neile antakse toode üle, hoolitsetakse selle eest ja muidugi tagasiside on positiivne olnud alati. Mina olen nüüd siin põgusalt teiega tutvust sobitanud, kas natuke kaubelda ka annab? No milleks need laadad on, et ikkagi tuled inimestele valmistad natukene rõõmu, jääd heast küljest meelde, jääb natukene rahakoti raha ja saab oma toote ikka kätte. Aga mulle tundub, et nüüd oleme jõudnud tõelise maiuspalani. See tähendab seda, et me seisame hetkel rahva lemmiku grilli juures. No täpselt nii ta on, et inimestele meeldib, et nad ei ole nagu söegrillid, kui sa kasutad sütt, siis oled natukene sõltuvuses söest. Ja sealt see idee tekkiski, et inimesed oleks natukene vabamad, kindlasti saavad nautida ka õhtuseid meeleolusid õlle kõrval, et milleks siis, et see süsi kustub kiiresti, sa pead nagu see söe järgi käituma. Aga siin on grill, milles on sul lõkke kogu aeg olemas, kasutatakse kogu aeg seda sütt ja kui sul läheb nagu pimedaks õues, no mida iganes, ja sa saad seda valgust kasutada nagu grillimisel, et liha on sul kogu aeg nagu valguse paistil näha, siit samast lõkkest, mis see leek valgustab seda. Ja samas paralleelselt tuleb ka süsi juurde, nii et sa saad nautida seda pikalt, seda õhtut. Ja see on rahva lemmikuks saanud. Väga tore, milline grill endal kodus ilutseb? 4 kivi. Ja see tähendab? Ei olegi endale jõudnud grilli teha. See on nagu Kingsepa apteekri lugu, et apteekri pole rohtusi kapis. Ja täna ma usun seda juttu. Kui keegi küsib muusika ja showmehe Emil Rutiku käest, mis on tema hobi, vastab ta, elu ongi tema hobi, kust ei puudu ka hea söök. Ma olen väga põhjalik sellest, et ma tean toidust väga palju, et ma just käisin suurel rahvusvahelisel konverentsil, esimene maailma seenekasvatajate konverents, hästi tore, üle maailma oli hästi huvitavat rahvast. Ja mida rohkem sa hakkad teadma toidu päris sisust, seda rohkem sa hakkad enda ümber ka omama neid inimesi, kes sama hindavad, mida toit peab üldse tegema. Et sa tõused hommiku üles, sa särad, sa oled ilus, sa oled tore, meid juhivad bakterid. Eks ole, mitte meie aju, vaid tegelikult kõik, mis meil sees on ja see on suuresti toit, sinu enda valikute jada. Grill on üks võimalus teha see endale sobivaks. Ma ei lähtu toidu puhul mitte kunagi, et kas ta on populaarne või mitte. Kuna mul on endal hästi suur ehitatud pitsaahi, siis vahest me teeme sealt sees midagi muud, roheline muna või näitab punane nüüd, seda vahest. Neid võimalusi on ka nii palju. Kui sa ütled, et kas sa oled fänn, siis grillil enam ei ole seda ühte niisugust väljundit. Seal taga on hästi palju erinevaid veel, et kas sa teed barbecued, kas sa lihtsalt teed šašlõkki või sa teed sellest suurest munast mingit pikka asja. Kõik on minu jaoks olulised, kõik on head, aga jällegi see, et sa pead teadma seda päris sisu. Et see ei ole minu jaoks üks võimalus lihtsalt kuskil olla ja ega teil ei lasta üldse puhata, et kuidas nüüd siia grillfestile sattusite? Ei, no see ongi meil puhkus, mis mõttes. Jaa, tuleme lihtsalt oleme, naudime toitu, kohtume inimestega, see ongi puhkus ju. No kui ma ütlen nüüd märksõnad meri, päike, krõbeliha, siis kas see on teielik kuidagi? Jaa, kõik. Jaa, ma ka elan mere ääres ja grillimine ja kõik metsavahel, see on nagu see on elu. No Uudo ütleb ühe retsepti ära ka, ega ta muidu ei pääse. Võtad selle augi, vaata, korbid seest tühjaks, lükkad sinna tilli, sidrunit ja siis veel neid. Sinepiseemned nees.
Jaa, sineppisõnnik. Ja siis mulle täiega meeldib seal vahel veel see natuke hästi vähe, sellepärast see annab päris palju maitset, roosmariini ja siis veel see basiilik. No kõlab nii hästi, just kui oleksin Itaaliasse sattunud. Ja sinna soola ka natuke ikka. No te olete tuntud ju kui improviseerijad, et tuleb mingi grilliteemaline 2-realine laul ära või? Grillteemaline, okei. Sa alusta. Viskame grilli tulle. Teeme liha sulle ja mulle. Oh, yeah. Aga täna on sinu funktsioon siin olla kõikide meelelahutaja. Ole hea, definineeri lahti sõna. Kes on meelelahutaja üldse? Meelelahutaja on üks hästi huvitav minu jaoks üldse. Vaata, me sünnime maailma ja ainult läbi meelte me tajume kogu maailma. Ehk siis meel eesti keeles on see algsõna. Sinu meelsus, sulle meeldib, sa meelitad, on ju. See on see, et sinu meeled saavad puudutatud positiivselt läbi mingisuguse toimingu. Ja meelelahutaja, kuigi jällegi see lahutamine on, et kas sa lahutad need üksteise küljest lahti või teed siukseks, no ütleme, õrnaks lihtsaks. Meelelahutus on sinu meelte puudutamine või siis kas publiku või vaataja või ükskõik. Ja nendest meeltest saab see inimene olema paremas meeleolus. On ju? Et iseenesest hästi palju, ma olen seda arvutanud paljudega ja ma olen ka näiteks, või see, et eesti keeles meelt avaldama. See ei tähenda ju absoluutselt seda, et see on mingisugune hullunud punnissilmadega keegi inimene, vaid ta tunneb, et minu meeltes on teatud mingi olukord ja nüüd ma avaldan seda. Ka meie siin kõik avaldame meelt, et meile meeldib käia söömas grillliha, olla hea seltskonnaga, see on teatud mõttes meelsus, eks ole? Et ma olen, või näiteks inimene ütleb, minu meelest on see niimoodi. See tähendab seda, et sinu meeled räägivad seda midagi ja sa nüüd väljendad neid. Meelelahutaja on meelte puudutaja. Aga kelle me nüüd oleme siit üles leidnud? Vladislav, baby don't hurt me. No mis sa möllad siin? Mis ma ikka möllen? Kui kalaga möllen ja keerutan kala näppude vahel ja hakin ja praen ja keedan ja... Sa ära ei tüüta, armastada eluaeg kala ja nüüd oled käsile võtnud kellegi mudilase. Jaa, no mitte ärme ütle mudilane. Mudilane on meil nagu, eks ole. Seleta blondile lahti. Jaa, see on mudil, mitte mudilane. Või kui mudil lased, siis 2 L-iga, eks ole. Et mis asja ei jääks teistega, et me ei hakkaks kogemata praadima muid. See on ümar mudil, võõrliik meil siin. Kes ei tea, mis ta muidu on, siis jätku meelde, et tema nimi on Melanostomus neogobius. Ladina keelest otse tõlkides leina uus mudil. Ja nii ta ka vanemates eestikeelsetes teadmikes on. Ta ilmus meie vetesse jõuliselt alles sellel sajandil, alguses Tallinna lahti ja nüüd on teda kõikjal. Nüüd on teda kõikjal, kalurid kiruvad, muudkui mudil, keegi ei joosta. No, ja siis olemegi meie siin täna väljas, mina ja Hanno Kask ja mu poeg veel ja selleks, et pakkuda inimestele roogasid ümarmudilast, et inimesed saaksid maitse suhu, et see on hea kala, et nad hakkaksid kaupmeestelt nõudma, miks teil ei ole müügil ümarmudilat. Ja et see hakkaks niimoodi lettidele jõudma ja et saadaks teha teda. Pakud siin täiesti tasuta inimestele siis oma nii-öelda mudilrooga. Oled vahepeal rikkaks saanud, jah? Noh, kuidas nüüd võtta, ega mina ikka mulle midagi makstakse selle eest, et ma siin seda asja teen. Aga selline organisatsioon nagu Kalanduse teabekeskus on meid siia täna angažeerinud inimestele tõepoolest tasuta pakkuma mudilaroogasid. Ja väga paljud meie televisiooni vaatajad soovivad teada, et millal Vladislav oma vuntsid maha lõikab või nendele jääd sa elu lõpuni truuks? Ei oska ütelda, ma olen ju mitu korda mõelda, et ajaks maha, et siis ehk ei tunta igal pool ära, aga teistpidi eks mulle edev ka ja mulle meeldib, et mind ära tuntakse, nii et ega ei tea.
oi, need Vladislavi kalakotletid olid nii head, aga peale nende söömist võtaks ühe törtsu väga head puhast joogivett. Tervist, siin saab kõige puhtamat joogivett. Jah, siit saab kõige puhtamat joogivett. Pärnu enda vesi filtreeritud Aquafori filtritega ja siis ma käin ringi ja annan inimestele maitsta, sest nagu näha, siin kõik toitlustuskohad müüvad, et selle läbi on kulukaks siin sooja palava päevaga siin süüa soolast toitu ja et see on hea võimalus reklaamiseks. Aga anna, ma proovin ära nüüd. Terviseks! Pean vist ka oma elustiili muutma. Tõesti maitseb. Aquafor asutati 1992. aastal veefiltrite tootmiseks ja arendamiseks. Tänaseks on nad aga kasvanud suureks rahvusvaheliseks ettevõtteks, kellel on oma teaduskeskus ning tootmised Eestis, Saksamaal, Venemaal ja Ameerika Ühendriikides. Rohkem kui 15 miljonit perekonda 43 riigis kasutab juba praegu Aquafori tooteid. Aquafor on USA ja Vene ühisettevõte ja me müüme üle maailma veepuhastussüsteeme ja hästi vahva on see, et Eestis on meil 2 tehast ja Eesti 2 tehast siis aitavadki kogu maailma puhta veega katta. Kuidas selle vee maitse paraneb ja kuidas ta puhtamaks muutub? Mitte kõik me ei ole kvaliteetse veetoru otsas, et kui veepuhastusjaam puhastab vee ära nii, et me ei jää haigeks ja me oleme ilusti kenasti enam-vähem korras, siis tegelikult need torud, mille kaudu see vesi meieni jõuab, need on väga erinevas seisuses. Toome näiteid erinevatest Eesti otsadest. Tallinnas mõnele väga meeldib vesi, mõni on täiesti nõutu ja tegelikult vaatab oma veekeetukannu, küsib, et mis mõttes see, mulle ei meeldi see kõik, eks ju. On Viimsis erinevad probleemid, on Pärnus erinevad, on Haapsalus. Tegelikult kõik ei ole õnnelikud oma veega. Ja siin on see, kus me puhastame järele nagu joogivett. Me ei tegele tehnilise veega, vaid joogivee järelpuhastamisega. Ja olen ka lugenud, et kui just taolist vett juua, siis paraneb ka totaalselt sinu tervis. Kindlasti, ma toon ühe drastilise näite, et kui mul näiteks oleks neerud kehvas seisus ja kui tean, et Eestis on hästi palju rauarikast vett ja kui ma nüüd teadmatusest pidevalt rauarikast vett tegelikult jooksin, no mis ta mulle siis ikka teeb, eks ju, siis tegelikult neerudele paneb ta korraliku põntsu. Nii et on kohti, kus tegelikult peaks mõtlema, mis on. Ja kindlasti üleüldisele tervislikule seisundile see puhas vesi, täiesti sõnu seletamatult, ta annab ta teeb su terveks. Mille poolest mina võidan nüüd, kui ma soetan teie käest taolise kannu? Kõigepealt võib-olla ütleks niimoodi, et võidan iseenda tervise suhtes, eks ju, ma tean, et see on korralikult puhastatud vesi. Mis tähendab puhastatud vesi või mis siis ma pean kartma? Mõtleme selle peale, et me tarvitame ravimeid ja ravimid satuvad tegelikult reovee hulka ja mis iganes veega seda puhastatakse, aga hormoonid, antibiootikumid, süstid, need tegelikult ringlevad looduses ikkagi edasi ja nad jõuavad uuesti meeli tagasi. Ja siin on see koht, kus inimene on natuke juba targem ja mõtleb, et ma ei taha seda, ma ei taha. Ja meil on olemas seadmed väga normaalse hinnaga odavad, mis tegelikult annavad sulle selle puhta vee, nii et sa ei joo sisse endale neid saasteaineid, mis tegelikult võivad inimese haigeks teha. Kas eestlane on veelembeline rahvas, joob ta ikka puhast vett ja kui palju on neid inimesi, kes on siis võtnudki vaevaks sellise elustiili? Järjest rohkem ja me räägime ka seda näiteks, et pudelivesi, et miks on pudelivesi kehvakene, et ära jätta teda endal auto taha pingi peale. Sellepärast, et päikesekiirte käes pudelis tekivad sellised keemilised koostised, et see on selles mõttes kohati päris jube. Eestlane hakkab juba natukene targemaks saama. Muu maailm on ammu meist palju samme eest tegelikult ja muu maailm ütleb oma inimestele, et me anname teile vee, aga te ei ole nii hea, palun tehke natukene, aidake järgi. Meil seda nagu ametlikult ei räägita, aga samas eestlased on praegu juba väga tublid ja hakkavad juba aru saama, nagu eristama, mis on mis. Ma usun, et päris palju teil tekkis nüüd suur huvi teie asjade vastu, siis kus teid leida võib? Meie tooteid on müügil, ütleme, filterkaanud kõige esimene, kõige kergem samm meie tervisliku elu suunas. Need on meil müügil kõikides jaekaubandus suuremates kettides, Selverid, Prismad, Maximad, ETK süsteemis. Kui minna juba natuke tehnilisemaks, tahta majale lahendit või köögil midagi nagu tugevamat asja. Ehituspoodides on neid saada ja meil on endal e-pood värskena nüüd alles sai valmis, nii et Eestis leiab seda väga vabalt. Tootesari Tai Choice on kaubamärk, mille tootevalik on välja töötatud peamiselt Austraalia, Euroopa ja Põhja-Ameerika turgude jaoks.
Tai Choice'i tooteliini kontseptsiooniks on pakkuda kõike vajalikku täiuslikuks söömaajaks. Just need tooted on mõeldud tänapäeva kiire elutempoga harjunud inimestele ning rõhuasetus on asetatud mugavusele, elukvaliteedile ja kiirusele. Meie siin täna esindame Tai Choice'i brändi, et ja isegi võiks öelda, et tegu ei ole muidu ainult kastmetega, et seal on väga palju häid asju, mis ka liha kõrvale ja marineerimiseks sobib, aga kastmed kahtlemata täiendavad väga palju liharoogasid, et alati on hea, kui on tasakaaluks olemas, kas midagi vürtsikamat, midagi magusamat, midagi soolakamat, et valikut on palju. On mul õigus, et teie firma tegutseb juba alates eelmisest sajandist? TTL, kes nüüd Tai Choice'i Eestisse toob, on küll jah, juba üle 20 aasta vana firma. Hakkame siis nende kastmete kirjeldamisega pihta. Alustame siis võib-olla natuke mahedamatest ja siis läheme järjest vürtsikamate peale üle, sest et vürts meeldib inimestele ju teadupoolest kõige enam. Vürtsiga on see tore asi, et mida rohkem tutvust teha, seda rohkem meeldima hakkab. Kui alguses on natukene tõesti peljata vürtsi, siis võibki alustada natuke mahedamast ja hästi ruttu tekib see vürtsi taluvus, et samamoodi on tegelikult paljude maitsetega, et niimoodi lähemalt tutvust tehes järjest rohkem tahad seda juurde saada. Ma vaatan, et siin on ananassid sees, isegi kas mangod, et midagi uut, täiesti uut on turule tulnud. Meil on nüüd siin sellised mittevürtsikatest kastmetest on sellised puuvilja baasil kastmed, mis on siis populaarsed Tai puuviljad, et loomulikult kasutatakse ka tipikastmetes, et on mangomaitselist, ploomimaitselist ja ananassimaitselist, et kõik sobivad väga hästi tegelikult kastmetesse, et kui me mõtleme, et kas või pitsa peal oleme harjunud ka magusaid puuvilju saama, ananassi, siis miks mitte liha kõrval kastmes. Et näiteks ananassi kaste on meil siin ka Grillfesti grillkastme võitnud paar aastat tagasi, et tundub, et eestlastele meeldib. No pean tunnistama, siin on väikene reklaam ka nüüd juures, et see esimene pudelitäis kastet, mis teil seal on kõige suurem, ei puudu mul mitte kunagi kodust, praktiliselt panen teda igale poole, see on vaieldamatult minu lemmik. Kas ka terve Eesti lemmik? Rõõm kuulda kõigepealt, aitäh, et olete üles leidnud meie kastmed, tõepoolest Tai Choice'i magus chili kaste on kujunenud siin läbi aastat, et kuna me oleme hästi tükk aega juba seda Eestisse toonud ka, et siis on eestlased jõudnud tutvuda sellega päris hästi ja kuna ta on selline autentne Tai perefirma välja töötatud retsept, ka Tais palju auhindu saanud, et on tõepoolest juba mitu aastat eestlaste kõige lemmikum magus chili kaste, et meil on hea meel. Tegelikult, olgem ausad, te oskate väga inimeste põu pugeda ja südameisse, sest et teil on siin bukletid, kus on kirjas vii oma maitse meel reisile. Kuhu te inimesed lennutate? Maailm jääb üldse järjest väiksemaks, et järjest lihtsam on reisida, et selle tõttu tahakski rääkida seda, et enam ei ole võõrad maad ja eksootilised kohad kauged ja siinsamas Eestis saab need maitsed endale köögis valmis seada ja tegelikult kuna maailm järjest väiksemaks muutub, siis samamoodi köögid segunevad, et ei pea mõtlema, et oma maitse meelele midagi uut pakkuda, et ikka tahad vaheldust, mida täna õhtul süüa teha, et siis ei pea mõtlema, et mingi teise köögi koostise osa on nüüd väga eksootiline ja ei tea, et väga keeruline, võib-olla ma ei oska teha. Et väga lihtne on võtta mõni koostisosa ja ta sobib väga hästi tegelikult sinu liha kõrvale, sinu wokirooga või sinu salatisse, et maitsemeelega on kõige, nagu pole kunagi olnud nii lihtne reisida kui täna, ütleme siis nii. No ma ütlen kõigile, et kes ei ole varem käinud, ei tea, millest te olete ilma jäänud, sellepärast et see selline festivali melu elamus, selline mõnus vabameelne Pärnu suvi, väga toredad inimesed, näete ümberringi ainult rõõmsaid nägusid, head söögid, head joogid. No kui ei ole käinud, siis seda on väga raske kirjeldada sõnades ja tekstis ja ma ütlen alati kõikidele ajakirjanikele ka, et ärge tehke meiega telefoni teel Grillfesti, korraldategi intervjuusid, tulge ise kohale, kogege seda kõike ja esimese päeva kohta ma võin öelda, et rahvast on praegu päris hästi. Eelmisel aastal oli niimoodi, et siin on selline seos, et kui üle-eelmine aasta oli väga halb ilm, oli 6 kraadi külma, ehk siis sooja võib öelda 2 päeva järjest sadas paduvihma. Anne Veski esines üle-eelmisel aastal Sule Jopega pealaval, siis eelmine aasta oli kohe, kui kella 11 kohe reedel oli absoluutselt täis maja. Inimesed olid kohe nagu polnudki saanud nagu Grillfestile korralikult. Ja nüüd, kui eelmine aasta oli jälle väga super ja väga hea ilm, siis
praegu on täiesti tavaline grillfesti reedene päev, mõne teise ürituse jaoks oleks see nagu täielik täismaja, aga meie täismajani publiku arvu mõttes on veel aega loetud 2-3-4 tundi ja homme on absoluutselt kindel, et nii kui kell 11 saab, siis läheb täie rauaga see plats pilgeni täis, nii et rohkem siia platsile ei mahu enam ei osalejaid ega ka külastajaid. Kuigi ma ei tohiks nagu reklaami teha, aga meie vanad head kamraadid, kes on aegade algusest saadik meie küljeluuks olnud, siis ma just hetk tagasi päriselt ka lõpetasin Türi pritsumeeste prae. Ja nagu öeldakse, et kui sa pole Türi pritsumeeste põrsaliha söönud, siis sa ei ole grillfestil käinud.